Mis maksab 100 ruutmeetrit katust? Sellise küsimusega pöördutakse meie poole päris tihti. Selleks, et saada teada, on vaja natuke rohkem andmeid. Ei piisa ainult ruutmeetritest. Vaja on teada, missuguse kujuga katus on, kas katusel on vintskappe, katuseaknaid, lisatarvikuid ja muidugi, kus see maja asub ja mis on selle maja kõrgus. Katuse valikul tuleb lähtuda printsiibist, et oma eluaja jooksul ei peaks ma rohkem selle katusega tegelema. Selleks tuleb valida teile sobiv aluskatus ja sobiv profiil. Kvaliteetne profiil ei ole väga suur investeering. Pigem valida kvaliteetsem ja see kestab kauem. Uusehitusel ja renoveeritaval ehitusel on päris suur hinnavahe. Renoveeritaval ehitusel on palju vaja teha lisatöid. Lammutus, tuulekastide eemaldus, utiliseerimine. Renoveeritavat on ka vaja rihtida, teinekord tuleb proteesida, sõltuvalt, kuidas see aluskonstruktsioon on ehitatud. Esteetilise probleemiga pöördutakse meie poole suht harva. Esteetiline lahendus on kõige odavam lahendus, vahetada lihtsalt katuseplekk ära. Kuid tavaliselt ei piisa ainult katusepleki vahetusest, et korras peab olema ka aluskonstruktsioon. Kõige tihedamini pöördutakse meie poole ikkagi, kui on läbisadamised või on siis soojakaod. Ja see nõuab juba kindlasti aluskonstruktsiooni vahetust. Katusetüüpe on hästi palju. Mida keerukam on katus, kus on palju vintskappe, neelusid, katuseaknaid, kindlasti kallim. Seal on palju erinevaid plekkdetaile, nõuab rohkem oskustööd ja see kõik maksab. Juhtub ikka, et on katuses katusaknaid ja tavaliselt on seal ka korsten. Katusakna puhul on see, et katuse rihtimisel ja aluskonstruktsiooni tegemisel tuleb katusakent tõsta. See tähendab, et katuseakna paled ja asjad tuleb teha uuesti. Seda on mõistlik teha selle tööde käigus, sest hilisem katusakna paigaldus pole võimalik. Sama kehtib ka korstna puhul. Ehk korstna ladumine katusetööde käigus on palju odavam ja palju kergemini teostatav. Lisatarvikutele tasub kohe mõelda, sest hilisem paigaldus on tunduvalt kallim või on pea võimatu. Kui hoonel on juba paigaldatud tellikud ja tõstukid, siis hiljem pole seda uuesti vaja teha. Hullem olukord on siis, kui päiksepaneelid ja turvatooted nõuavad lisa aluskonstruktsiooni. Ehk seda hiljem ei ole võimalik lihtsalt paigaldada. Sõltuvalt profiilist ja materjalist tuleb teha aluskatus taast erinev. Ehk kas on roovisamm tihedam, see tähendab, et puitmaterjali, kinnitustarvikuid ja töötasu kulub rohkem. Valtsprofiilplekk katuse puhul nõuab aga suuremaid oskusi, mis omakorda nõuab oskustega töömeest, kes tahab jälle rohkem raha saada. Tule vaata Ruuki kodulehelt lähemalt, kuidas kujuneb katuse hind ja tee meile päring veebist.